muu näitab punast desktop märki? Nii, punast desktop märki. Näitab Henry HP. Seda STD või? Sellepärast, et sa ei ole siia sisse loginud muu kasutaja või sa ei ole peale Epoptese käivitamist teinud logout, login. Kuidas seda teha? Seda sa saad teha niimoodi, et vajutaksid ülevalt ja logout ja pärast siis login uuesti. Nagu süsteemist või välja? Jaa, pärast seda ta mul näitab sulgudes kasutaja nime ka, muidu ta seda ei näita. Aga siit edasi nüüd järgmine asi oli, võtame selle ka ära, localhost ja selle akna suuremaks, millegi pärast siin ta ei taha hästi seda hiirt, nüüd võttis. Nüüd alates linkidest ma siia lõppu panin ka materjali iseseisvaks lugemiseks, kus kohast sa saad siis nende asjade kohta veel rohkem juurde uurida, mida sellel lehel parasjagu käsitletakse. Map on see osa tegelikult, mis siin on klikatav pildi ala, me saame teha, et siin on üks ringjoon klikatavaks tehtud, siis on üks ristkülik tehtud ja siis on veel üks selline polüjoon või mitmikjoon nagu tehtud. Tal on eeriad sees. Nii palju kui tahad saad neid eeriasid siia panna ja siis vastava pildi seod selle mapiga ära. Aga üldiselt seda mappi kasutatakse väga harva, et siin lahendatakse teistmoodi need asjad CSS-iga enam-vähem. Ja järgmine osa, mille juurde me nüüd lähme on, aga kas me üldse lähme veel järgmise osa juurde, vaatame ära, kelle asja me siin Valdopul ammu näha on. Ja kes see meil järgmine on, kõik on ühesed. Camilla siis, vaatame, Camilla, kui kaugele sa oled arendanud oma seda asjandust? Ei ole või? Aga see on ju päris hea, kui see ei ole, siis me saame koos teha seda. Close. Selle suuremaks ka. Siis näeb rohkem. Kas sa midagi oled teinud? Siin jah. Sa võiksid kas või enda jaoks oma selle kataloogi struktureerida ära, sest siin on praegu läbu, kõik asjad on ühes kataloogis. Neid tekib sul järjest juurde ja millalgi selle enda võib-olla kaob või läheb segaseks, et mis seal miski on. Aga seda me saame siis ju hakata tegema, põhielemendid, tekstiosad ja samuti lingiosad saame juba ära teha ja mulle meeldib see nii kujunduse poolest, ma saan aru, et siia oleks sa veel jätnud ruumi, et saab midagi lisada ja teiseks mulle meeldib see ka sisu poolest, kuigi siin Eestis on selliseid asju suhteliselt keerukas ise korjata ja kätte saada, kasutab, et peab kuskile kaugemale minema. Ma hakkangi seda siia Camilla kausta tegema ja tegelikult ma hakkan seda lausa Camilla arvutis tegema. Nii, ja kus mul see Camilla arvuti on siin sees. Ja ma tekitan siia alamkataloogi kõigepealt selle jaoks. Kuidas me selle nimetada võiksime Real Food üle. Ja siia alla kohe uus HTML-file. Ja sa võid seda ise paralleelselt teha kaasa, et siis sa harjutad selle nagu läbi
ja siis sa saad enda oma ka vastavalt edasi arendada iseseisvalt. Nii, HTML faili nimetan index.html, et ma ei peaks sinna kataloogi minnes omakorda seda faili nimekirja. Panen teised, kus ta nüüd läks see hoopis kinni. Panen siin teised aknad kinni, close tab, close others. Nii, nüüd jääb ainult see index.html siia. Ja mis siia võiks titliks panna? Teeme ka veika millamuurega. Jaa. Okay. Päris toit päris inimestele. No, nüüd. Huvitav. Caps lock'i see. Päris toit. Täht läheb suureks, teised ei lähe. Inimestele. Ja seame ta kohe ära ka CSS-iga. Ja CSS faili nimeks siis äkki sama projekti nimi Real Foods CSS. Ja mis siin veel olulist on? Siin on nüüd, ma oletame, et see kõik on hästi suure klotsi sees, sest me saame selle laiuse ka määrata, mis oleks nagu mõistlik, muidu see leht venib liiga laiaks. Selleks tekitame talle main klotsi. Huvitav, kas ta seda ei lasegi siia panna, Anna on tag.